Koomere. Tere, mina olen Silver. Tere, mina olen Ave. Te küsisite meie käest hulganisti küsimusi ja vaatame, mis te siis meilt küsisite. Ega see vastamine lihtne olema ei saa, aga püüame hakkama saada. Igatahes, aga siis lähme. Lähme. No tegelikult ma arvan, et ei ole raske olla peavanem, ma ise arvan, et see on üks väga hea töökoht. Sul on võimalik kohtuda väga paljude erinevate inimestega ja ei ole päeva, mis sarnaseks eelmisele, et iga päev on uued väljakutsed ja iga aasta on omanäoline, nii et see on väga mitmekesine ja väga huvitav töö, ma arvan, ja eks seal on omad keerukohad ka, aga tegelikult ma arvan, et see ei ole väga keeruline amet. Minu käest on seda küsimust sel aastal juba ka lapsed ise küsinud päris mitmel korral ja mina olen vastanud, et see ei ole kõige lihtsam töö maailmas. Kuule sina! Mina arvan, et minu jaoks on kõige põnevam käia ise ja ise õpetada noori. Seda ma tahaksin võib-olla teha rohkem, kui ma täna jõuan ja saan, aga iseenesest on see hästi põnev, et minna ise, saada noortega kokku ja anda edasi neid teadmisi ja oskusi, mis kunagi mina sain ja mida ma oma elus olen täna siis omandanud. Minu jaoks on kõige põnevam kohtumine uute inimestega. Üle terve Eesti on meil väga palju ägedaid noortejuhte ja väga palju vahvaid noori ja nendega kohtumine on minu jaoks kõige põnevam ja toob kõige rohkem rõõmu. Ja, mina olen. See oli väga ammu aega tagasi, aastal 91, kui minust sai noorkotkas. Nii et olen olnud ise noorkotkas ja teinud väga palju põnevat ja ägedat koos noorkotkastega. Mina kahjuks kodutütar ei ole olnud, sest minu piirkonnas tol hetkel kodutütred ei tegutsenud, aga mul oli võimalus olla skaut ning ka sealt sain ma väga palju põnevaid teadmisi ja oskusi. 1,5 aastat. Üle 12 aasta. Issand. Mul on ilmselt ka seda natuke lihtsam meenutada. Minu kõige emotsionaalsem hetk oli siis, kui ma olin 2 nädalat peavanema ametis ja Suurlaager Spektri lõpurivistusel pidin siis lausuma mõned sõnad ning sel hetkel ma tundsin küll, et ega need sõnad ikka väga hästi ei taha, jäid kuhugi kurku kinni. Ja see oli väga äge tunne. Kui mõni meie noor või noortejuht või lausa lapsevanem tuleb ja ütleb, et see ongi nagu päris õige hea asi, see, mida me teeme. Eestlasele omaselt ei kipu ka ülemäära häid sõnu tihtipeale ütlema, aga siis, kui nad seda teevad, siis me võime olla kindlad, et see tulebki südamest ja hingest ja siis me saame aru, et see ongi oluline ja see ongi hea ja see ongi õige. Nii et ma arvan, et need hetked, kui keegi tuleb päriselt, patsutab õlale ja ütleb, et aga see ongi vajalik ja hea, siis ma arvan, et need on olulised hetked. Eesti elu tuleb ju paremaks teha ja me oleme veendunud, et läbi selle me suudame noortele pakkuda midagi teistsugust, kui nad täna võib-olla saaksid oma pere või kooli tegevuse käigus. Et see on midagi teistmoodi, see on midagi erilist, see on midagi põnevat, midagi salapärast, nii et ja seda kõike saavad noortejuhid pakkuda. Ma arvan, et sellepärast ongi noortejuhte vaja ja sellepärast on ka selliseid organisatsioone vaja. Mina arvan, et noortejuhte on sellepärast ka vaja, et ei ole mõtet kogu aeg rääkida, et noorus on hukas. Iga täiskasvanud inimese üks oluline ülesanne on tegelikult pakkuda meie noortele huvitavat tegevust ja tuua nad siis vajadusel ka nutimaailmast välja, viia metsa, teha nendega koos põnevaid asju, olla nendega koos ja jagada ühiseid väärtusi ja ega nii see Eesti paremaks saabki. See on väga hea küsimus. Kiitus küsimus autorile. Nii, mul üks mõte tuli. Ühe filmina tuleb mul meelde Nukitsamehe film. Mõnel hetkel elus olen ma see tubli peretütar Iti, kes on hästi korralik ja tahab, et kõik oleks hästi ilus ja rahulik ja mingil hetkel ma tunnen, et ma olen ise see väike nukitsamees, kes on lihtsalt leitud ja metsast kaasa võetud ja teeb mingisuguseid pahandusi. Aga mis võiks olla mind iseloomustav film? Tahaks mingit eestimaist filmi ikka nagu mõelda, aga ma nagu... Veeneri liiga maleva.
no viimane liikuja, see mul tuli ka kuidagi, aga sealt ma ei suuda nüüd kuidagi leida seda Ivo Schenkel. Ilmselt on see ikkagi midagi sellist tõsist ja midagi, mingit märulit võiks seal olla ja mingi sihuke väike Terminaator. Ja võtab patja. Kodus salaja üksinda. Peavanemal on teine peavanem, kellele saab need pinged maha laadida. Saab minna ja kurta ja seda kasutada mõtet, et jagatud mure on pool muret. Jah, sest ilmselt kõige suuremad mured on ühised mured. Ühised mured. Kas see saab olla võimalik? Kui ma väike olin, siis tegelikult ma olen väiksest peale tahtnud poemüüjaks saada. See amet on mul veel elus katsetamata. See amet, mida ma siis teoreetiliselt peaksin hetkel, kui ma ei oleks siin, kus ma olen, võiks olla midagi sarnast. See oleks seotud inimestega ja see oleks seotud millegi organiseerimisega, millegi korraldamisega, millegi tagamisega, midagi taolist. Aga mis see siis on? Ma ausalt öeldes ei oska praegu niimoodi pakkuda. Jah, ilmselt minu üks amet, mida ma ka olen teinud varem ja mida ma ka tulevikus võib-olla plaani teha, oleks midagi sotsiaaltöö valdkonnaga seotud. No minul oli, ma mõtlen, mingi periood oli minu elus selline, kus mul hinded olid kõik 5, aga käitumishinne oli alati hea. Sellel oli oma põhjus, kuna 45 minutit tasa olla oli minu jaoks äärmiselt keeruline ja oli koolitunde, kus mina pidin seisma püsti. Kes praegu selle püsivusega? 45 minutit ei ole veel täis. Ma usun, et ma olin oma õpetajatel ikkagi normaalne õpilane ja neid väga endast välja ei viinud. Tänasel hetkel. Mitu? No ma väga palju nüüd ei eksi, kui ma ütlen, et see number on 328. Need ei ole teie omad. Ikka tuleb aeg-ajalt ka selliseid kirju, mis ei ole olulised ja neid... No need on raamatute pakkumised, vitamiini pakkumised, mingid sellised. Need võib ära kustutada. Ja mul need 328 on ka põhimõtteliselt need, ma arvan. Kõikide noorte ja noortejuhtide ja noorte instruktorite kirju me loeme alati. Isegi kui me ei jõua kohe vastata, siis me alati loeme neid. Minul läheb hästi, aitäh küsimast. Minul läheb ka hästi. Mingit emotsiooni või midagi muud pakkuv on see parim kingitus või mitte ei ole nagu uus asi koju. Kui mina ise kingitusest ilma, ei juhtu midagi hullu. Aga peaks olema oht, et minu laps hakkab kingitusest ilma jääma, siis ma hakkan maailma päästma. Kui see on kollektiivne kingita jäämine, siis tegelikult ei olegi midagi katki, sellepärast et me saame väga hästi ka ilma kingitusteta hakkama. Aga kui nüüd peaks olema see, et ainult üks jääb ilma, selle ühe inimese kink lendas sinna orbiidile, siis see kingitus tuleb kuidagi ehitada või leiutada või luua või mis iganes. Nii et siis tuleb teha kõike, et see kink oleks olemas. Kükitav mannatera. Mulle tundub, et selle kükitava mannatera taha mahub veel midagi, mis on väiksem. Kükitava mannatera lapsed või? Oma ametist tulenevalt võtaks siis aasta noorkotka kaasa. Ma arvan, et tema päästaks päeva. Üks asi on ju liiga vähe ka. Mulle tundub, et ikkagi üleelamiseksperdid ka ühe asjaga ei suuda ellu jääda. 3 peaks olema. Noh, mis siin ikka, rõõmust uju ja... Sest ots ootab nagu nii. Optimism. Ma ikkagi igaks aastaks üritan otsida uue luuletuse. Jõuluvana kullapai, kingi mulle suhkrusai. Mina olen pisi, ära minult salmi küsi. Silver varastas mu luuletuse ära praegu. Lasave võtab selle esimese endale, ma ütlen enda poolt selle, et käbi, luuletus sai läbi. Ei tea keegi. Suurlaager Spekter. Juuli 2. nädal. 1000 noort. Pluss kogu korraldusmeeskond üle 200 inimese. Siis on järgmine aasta on üks rahvusvaheline suur üritus ka meil. Baltic Card nimeline, et tulevad siis meil Läti, Leedu, Suurbritannia ja Poola noored Eestis riigikaitselaagrit
pidama. Ja lisaks kõikide maakondade suvelaagrid, talvelaagrid, sügislaagrid, võidupühaparaad, kõik meie traditsioonilised üritused. Tasub jälgida, mis toimub. Õige. Siin all on link. Ma soovin kõikidele inimestele rahu südamesse. Hoidke teineteist. Mina soovin kõigile headust ja armastust. Olge koos oma lähedastega ja öelge neile, kui kallid nad teile on. Häid jõule ja head uut aastat! Oi, mu juuksekarvi puuvad. Head uut aastat. Vaatame videot. Koos minge.